üks. Tervist, tore, et te kuulama tulite. Minu nimi on Marika Agu, olen üks Artist Kukunoodi festivali kaaskuraatoritest ja ma vastutan teie seljataguse töö eest, kus on siis Oliver Laariku orhidee, mis kannab nimetust siis Myanmari naispoliitiku järgi. Aung San Suu Kyi on tema nimi ja tegemist on siis naispoliitikuga, kes on aastast 89 siis kandnud sellist koormat, et kuna ta on poliitilises opositsioonis autoritaarse valitsusega, siis ta istus koduarestis 21 aastast 18, et ta vahepeal sai küll välja 18 aastat, istus Myanmaris siis poliitvangina koduarestis ja miks siis Oliver Laarik üldse nimetas selle orhidee, selle naispoliitiku nimega? Põhjus seisneb selles, et 2009. aastal siis külastas praegune tolleaegne Myanmari valitseja Thein Sein Singapuri. Singapuris on selline komme, et kui tuleb mingisugune austusväärne külaline külla, siis kinnitakse oma nimeline orhidee. Näiteks ka Elton Johnil on orhidee ja printsess Diana näiteks. Ja neid on kindlasti veel. Ja seda akti, et kus Singapuri valitsus siis nimetas Thein Seini nime orhidee, seda saatsid siis protesti meeleavaldused. Et tegelikult siis arvatakse, või et on inimesi, kes arvavad, et Myanmari tegelik liider peaks olema see Aung San Suu Kyi, aga siis Oliver Laarik võttis sellest kinni ja ostiski õiguse nimetada siis vastukaaluks ühele orhideele siis selle Aung San Suu Kyi nimi. Et tegemist on mõnes mõttes ka mingi luksusteenusega, et alates 500 eurost on võimalik tegelikult iga ühel osta mingisugune õigus nimetada mõni taim siis oma arvusena nimetamiseks. Siis nii palju sellest loo tagatõhjast, et ma annaksin sõna meie loengupidajale Tiiu Kullile ja head kuulamist. Aitäh! Jah, selline tore näitus on meil siin siis näha ja kui mulle siin ettepanek sellest taimest rääkida tehti, siis ma muidugi kohe tunnistasin, et sellest taimest ei oska mina küll mitte midagi rääkida, sest see lugu, mis siin praegu Marika rääkis, see oligi see lugu. Aga kuna öeldi, et peab orhideedest ka üldisemalt rääkida ja selleks olen mina alati väga valmis, siis seda ma siis täna kavatsengi teha. Ja kui teile tundub, et see jutt on mitte see, mida te kuulamata tulnud, siis te võite ka mind katkestada ja paluda midagi muud orhideedest rääkida. Olen siis üsna palju aastaid nendega tegelenud, aga igasugused sellised kasvatuslikud küsimused on siiski minust kaugel, nii et üht-teist ma muidugi olen kuulnud, kuidas orhideesid kasvatada. Aga mina tegelikult siis oma igapäevases töös tegelen siis meie Eesti orhideede uurimisega ja ma olen siis ka orhideekaitse klubi raames siis püüdnud neid kaunid taimi siis tutvustada. Ja see mõte oli mul siis ka täna. Ja miks siis ikka jälle neist siis räägitakse ja tehakse näituseid. Hiljuti oli ka botaanikaaias
mitte ainult siis uurijaid, vaid võiks siis öelda, et väga-väga paljude erinevate erialade ja huvialadega inimesi. Ja põhjuseid ma püüdsin siis siia esile tuua siis mõningaid, et nad on salapärased, mitmekesised, haruldased, isegi erootilised, kaunid, kallid ja keerulised. Ja siin siis mõned pildinäited kohe ka sellest, millised nad kõik siis olla võivad. Siin kõrvaltoas on siis jälle teistsugused ja eks me siis lillepoodides, kes mitte looduses, vaid ainult lillepoodide kaudu nendele tuttavad on, teavad siis jälle ka neid, mis seal siis saadavad on. Ja salapärased võib-olla siis sellepärast, et kui sellised troopilised orhideed hakkasid siis vallutatud asumaadest Euroopasse jõudma, siis ei osatud neid kasvatada ja veelgi vähem neid paljundada. Ja seetõttu siis hakkas nende ümber selline salapärasuse oreool liikuma. Ja põhjused on siis just nimelt meie tänase loengu pealkirja, sest et selleks, et neid paljundada, on siis seemnest pidandada, selleks on meil siis vaja kaaslast sümbionti seene näol. Aga sellest võib-olla siis ka veidi hiljem. Mitmekesised on nad ka, sellepärast et see on üks suuremaid taimesugukondi, kus on üle 26 000 erineva liigi. Ja kui me mõtleme seda, et üldse õistaimi on kuskil 250 000 kanti, siis iga 10. liik on siis orhidee. Samas on nad aga haruldased ja haruldased mitte ainult Eestis, vaid tegelikult siis väga paljudes maades, sest nende arv või nende populatsioonid on väga suured. Nii et neid siis väga erinevaid liike näpuotsaga siia-sinna. Muidugi troopikas ja subtroopikas, kus looduslikke kooslusi alles on neid siis ka rohkem. No selleks, et nad kaunid ei ole, ilmselt on raske vastu vaielda. Tõepoolest ka need samad üsna ühevärviline ekspositsioon, mis meil siin siis on nendest kaunitest valgetest lõitest, igal juhul on nad kaunid. Ja kallid on siis jah, kui sa omanimelist hübriidi tahad saada, on kindlasti ka see lõbu kallis. Aga läbi aegade ei ole nad olnud odavad, sellepärast et algselt toodi neid siis kaugetest maadest sisse. Kasvatada ei osatud, igaüks, kes vähegi tahtis omale sellist eksooti saada, maksis selle eest väga suurt hinda. Ja nüüd, kui siis see kasvatamine on selgeks saadud, siis on see hind muidugi kukkunud, aga jätkuvalt siis, kui te poodi lähete, siis tuleb ikkagi päris kopsakas summa ju sellise kauni lillekotti eest välja käia. Odavaks see viil ei ole igal juhul läinud ka nüüd, kui siis see laiaulatuslik kasvatus ja Kagu-Aasias, kus eriti neid kasvatatakse, siis mujale laiali transporditud. Ja võib-olla
puukingast, kus on siis tehtud selline ekspositsioon aulinnu savaks kujutatud siis tohutul hullal neid erinevaid puukinga kotte. Ja pilt pärineb siis Koreast toimunud orhidee näituselt igal aastal erinevates maakera otsades selliseid orhidee näitusi korraldatakse, kus siis ühelt poolt just nimelt näidatakse ja auhinnatakse siis uusi sorte, nii nagu siis meil siin kõrvalruumis on, ja ka igasuguseid põnevaid installatsioone siis nendest orhideedest tehakse. Kuigi tuleb tunnistada, et nendel mõnedel sellistel näitustel, kus ma ise näinud olen, on siiski seda liigirikkust, mis selles sugukonnas valitseb, ikkagi suhteliselt vähe näha. On muidugi, aga väga palju kasutatakse ikkagi sedasama, mida siis kõige rohkem saada on, seda puukinga ja sümbiidiumit ja mõningaid veel teisi, nii et ehkki see sugukond on äärmiselt liigirikas, siis neid perekondi, kust on siis tehtud massiliselt kaubanduslikke sorte, mida siis rahvale müüa, neid on suhteliselt vähe, hämmastavalt vähe, võiks ütelda. Et neid võiks ju olla palju. Aga see võib-olla tuleneb ka just nimelt sellest, et kõik perekonnad ei ole võib-olla allunud nii hästi sellele inimese taasutamisele. Nii, aga siis erootilisus, millest siis see aspekt siis nende lillede puhul tuleb. See tuleb õige mitmest erinevast asjast tegelikult. Kõigepealt siis seesama nimi, orhidee, tuleb siis kreeka keelest sõnast ja tähendab munadit. Ja tegelikult on see siis üsna hämmastav, et siin siis või edasi etteruttavalt siis näidata, millest see munadi sarnasus siis tuleneb. See on siis see pilt, mille järgi siis botaanika isa Theophrastus neid taime kirjeldas ja millegipärast siis jah, ta arvas, et just siis selle maa-aluse Euroopa orhideede maa-aluse osad, perekondade maa-aluse osa järgi tuleks sellele taimerühmale nimi anda. Nii et on siis juure mugulatega tegemist, mis siis see must on see, mis siis on antud aasta vegetatsiooniperioodil maa peal see võsu andnud, pärast seda ta siis sureb ja seal kõrval on see valge siis, mis on kasvanud siis järgmiseks aastaks. Nii et see on siis see orhise või orhidee nime päritolu ja eesti keeles siis kasutatakse siis lasted käpp ja käpalised selle sugukonna ja perekonna puhuks ja see siis tuleneb ju tegelikult täpselt sellest samast. See kõrval pildil oli ka kohe näha, et osadel juhtudel on need juuremugulad sõrmjad jagunenud ja meenutavad siis nagu kämmad või kätt. Ja sellest tuleb siis see eestikeelne nimi käpalised ja selle siis on andnud Kunder 19. sajandi
rahvapäraste nimetuste baasilisest. Rahvapäraseid nimetusi siis nendele taimedele on väga paljusid just selle Jeesuse käsi ja Jeesuse kämmal ja kuradi käpp ja nii edasi stiilis. Nii, aga no lisaks võib seda erootilisust veel siis otsida ka õite kujudes. Need õied on väga erineva ja mitmekesise kujuga. Ja kolmandaks siis see, et mitmeid liike on siis kasutatud armurooguna või armujoogina või seesuguse seksuaalse aktiivsuse tõstjatena, nii et just nimelt siis mitmeid perekonna käpp või orgis esindajaid ja veel siis sarnaste juuremukulatega taimede juuremukulaid siis saalepi nime all. Ja saalep siis Vahermaades on selle keetmine ilmselt veel ka tänapäeval nii-öelda hinnas või seal sellega tegeletakse. Siit maailmad on ta siis taandunud eriti siis kohvi pealetungina, aga kui kohvi veel Euroopasse jõudnud ei olnud, siis seda saalepi sellist jooki oli ka siis Lääne-Euroopas müüdud võib-olla ka Eestis, kuigi Eestis ühesõnaga seda saalepi raviomaduse või analoogselt kasutatud on siis ka neid meie käpamisi. Nii et mitmest aspektist siis. Ja muidugi on nad siis väga keerulised. Kui neid paljundada ei osatud, siis tuli välja uurida see, et miks siis see nii raske on ja miks on siis tegelikult ka nii raske sellist uut sorti teha. Sest põhiliselt siis, kuidas sorte üldse tehakse, eks ole. On siis sordiaretaja, kes siis käib siis pintslikesega ja tolmendab neid õisi erinevate siis liikide või teiste sortide õietolmuga ja siis ootab, kuni kasvavad seemned ja paneb need seemned idanema ja vaatab siis, mis nendest siis saanud on. Aga siis see häda ongi ja oligi, et neid seemned idanema pannes ei juhtu kohe mitte midagi niisama. Ja võttis siis tükk aega aru saada, kuidas siis ikkagi on võimalik nendest seemnetest uusi taimi saada ja selgus siis, et selleks, et need hästi peenikesed või hästi kerged väiksed seemned vajavad siis endale abilist idanemise protsessiks ja kes toidu kätte tooks. Toitemude peaaegu puudub siis sellest pisikesest seemnest. Ja siis muidugi kõik see eripärad, kellele ja millist seent just parasjagu vaja on ja kõik see ühesõnaga on äärmiselt keeruline. Aga 20. sajandi alguses juba siis tulid jutikad mehed siis selle peale, et peaks siis proovima kuidagi ka teistmoodi seda toitu sinna seemnesse saada. Ja leiutati siis selline katseklaasi meetod, kus siis steriilsetes tingimustes toitainete söötmel pannakse need seemned idanema. Ja see on siis selline peenlaboritöö ja siis päris käepärane igale aiapidajale. Ja sellistes tingimustes
siis tegelikult selliseid sorte siis saadaksegi või iialdatakse, eks ole, ja vaadatakse, mis siis sellest kahe sordi või liigi vahel tehtud ristandist siis tegelikult saab. Kas seal on mõni selline ilus esindaja, kui õitsema läheb, mida siis tasuks sordiks nimetada või veel vähem või veelgi enam kellegi tähtsa tegelase auks, nii et kui siin antud juhul siis sordiarendajate poole pöörduti, siis arvatavasti oligi neil tagatoas siis mingisugune jagu selliseid nii-öelda numbri all sorte, mida siis võib siis maha müüa sellele, kes siis tuleb ja tahab seda kalli raha eest osta. Ega ma täpselt ei tea, ma arvan, et see nii on, sellepärast et sordiaretusega olen ma varases lapsepõlves mõnevõrra kokku puutunud, sest minu isa tegeles rooside sordiaretusega, nii et selle pealt võin ma teile siin täna natukene luuletada. Orhideede sordiaretusega nii-öelda päris näost näkku ma kokku puutunud ei ole, kuigi ma olen nendes kasvatustes käinud. Nii. Aga võtta siis me läheme praegu siit edasi. Et kus siis see liigirikkus maakeral paikneb, enamik siis 90% sellest suurest liikide arvust elab siis soojades maades, troopikas, subtroopikas. Nii et Lõuna-Ameerika, Madagaskar ja Indomiina ja Lääne-Austraalia. Ja kõik nad on siis rohtained, kuid selles surmamas siis üldse ei ole rohtained. Ja lisaks siis on väga suur hulk siis nendest tuhandetest liikidest siis sellised, mis kasvavad teiste taimede peal, mida siis nimetatakse epifüütideks. Reeglina siis teiste puude peal, nii nagu siin siis ka selle pildi näha. Nad ei ole siis otseselt sellele puule kahjulikud, selles mõttes nad ei ole puude parasiidid. Kui neid kuidagi selle parasiidi nimega püüda seostada, siis võib hädapärast seda siis neid nimetada seente parasiitideks, sest tegelikult see seos seenega, mida ma siin seene iganemise juures kirjeldada püüdsin, see seos seenega võib jätkuda ja sageli jätkub ja täiskasvanud taimedel, kui neil on juba rohelised lehed ja nad näiliselt nagu seda abi ei vaja. Aga enamikel on siis ka täiskasvanud juurtes sümbiotid olemas. Ja seda nimetatakse sümbioosiks, aga jätkuvalt vaieldakse, et kes seal sellest kooselust siis rohkem kasu saab ja äkki on see taim see suurem kasusaaja kui see seen. Aga osa siis kasvavad kividel ja osa maapinnal. Nii et, aga selles mõttes kõik on nad oma vähemalt algstaadiumis siis seenega seotud. Ja siin siis olid need erinevad maa-alused osad ja variandid siis meie Põhjamaa orhideedel. Siin nüüd on siis see epifüüt või otsas kasvavad orhideed ja temal on veel siis sellised varrekugulad siin suured rohelised, kus ta saab siis ka niisust tagavaraks samale valuda. Samuti on siis
paljudel sellised lihakad juured erilise kattekoega kaetud, mis siis ka vett imab. Nii et nendel samadel puupingadel ka on siis sellised jämedad juured, mis on siis väga sage siis sellistel puu otsas kasvavatel liikidel. Ja lisaks on siis puupingal ka veel hästi paksud lehed, mis samuti võimaldab siis niisuguse varus kogumist. Nii, siin on siis selline tore värviline pilt siis nendest imetilukestest seemnetest, mis võivad siis olla ka omakorda väga erineva kujuga ja väiksemad või suuremad, aga siin ma arvan, et üks suuremaid on meie kuhkiga seemne ja see on siis tõesti selline, mida ka palja silmaga peaaegu ka näeb, need ulatub peaaegu 1 millimeetri. Aga enam teisi on siis veel pisem. Nii et kui te selle seemne kupra lahti teete, siis oleks see nagu lihtsalt selline torm. Selleks, et seal üksikud seemneid näha ja veel nende kuju, selleks tuleb siis tõesti panna nad mikroskoobi alla ja lehed võivad olla siis neil väga erinevad ja mitte sugugi alati siis ühtlaselt rohelised nagu meie puupingal, vaid suhteliselt dekoratiivsed nagu siin see fülgiisial, mida siis ka meie lillepoodides müügil on olnud. Õiedad on seevastu suhteliselt väikesed ja tagasihoidlikud, aga lehed hästi kenad, tumerohelised, natuke saneted ja punakate lehevaududega. Mõnedel liigidel aga lehti polegi. Ka sellistel taimedel siis puu otsas epifüütidena kasvavad. Ja siin on siis üks selline, nii et kogu see taim seal puu otsas siis meenutab nagu traadipusa või nii nagu siis puupingad tõgu juured ainult ongi siis see tema vegetatiivne osa ja siis sellised toredad uhked valjad õied ja nimetatakse teda inglise keeles siis ka tondiorhideeks, sellepärast et need õied nagu hõljuksi tõus ja eks nad ole sellise isemoodi kujuga ka. Nii et need lehed ja varred ja kasvuvormid võivad siis olla vägagi erinevad. Ja aga ometi on siis mõned tunnused, mis siis neid kõiki ühendab sellesse sugukonda. Ja üks selline oluline tunnus on siis erilise õiekatte lehe olemasolu, mida siis kuuleks kutsutakse ja mis siin siis on selleks liidimiohideel siis siin ja ka nendel valgetel puupingadel on siis seal keskel selline isemoodi moodustis. Lisaks on siis veel see, et 5 ülejäänud õiekattelehte võivad ka olla väga isemoodi kujudega, aga need siis varieeruvad väga suuresti. Aga tolmukad ja emakad on siis ka kokku kasvanud selliseks, liitunud selliseks eriliseks struktuuriks, mida sambaks nimetatakse ja see on siin selle kuulega siis ka kokku veel oma kasvanud. Nii et see õieehitus on väga keeruline. Aga mõningatel juhtudel võib see puu siis olla suhteliselt lähedale pisike, otse vastupidi siis jälle on need ülejäänud õiekattelehed kokku kasvanud ja selliseid väga imelikke kujusid võtmas. Rääkimata siis nendest. Ja
nii et see vormirikkus siis on muidugi äärmiselt suur võite juures, aga mitte siis ka ainult, nii et ka lehed ja varred ja maalune osa võib siis olla väga erineva kujuga. Siin need 2 talumist on siis sellisest perekonnast nagu Dracula ja eks nad siuksed veidra näokujulised ju on ka. Ja see lehetäis vinkel siis pärineb Lääne-Austraaliast. Ja kui me räägime värvist, siis ma isegi ei oska ette kujutada sellist värvi, mida orhideeritest leida pole. Absoluutselt kõik värvid võivad olla siis erinevate liikide võite juures näha. Valgest peaaegu mustani on päris sellist musta muidugi mitte, aga väga tume pruun on kindlasti esindatud, nii nagu siin juba näha on. Ja lillad ja kollased ja rohelised ja sinised, kõik need värvid on siis orhideede sugukonnas olemas. Kui me räägime suurusest ja kui te vaatate orhidee raamatuid, siis vähemalt minul on alati olnud see tunne, et ma sõis peab vähemalt selline olema. Sest kõik tahavad teha ilusat suurt pilti magamotot mõistetav. Aga tegelikult muidugi see nii ei ole. Ma ei ole seda uurimust näinud ega teinud, et panna nii-öelda tabelisse, kui palju on siis neid väikseid ja kui palju on suuri reisi, aga loogika ütleb, et neid väikseid on ikka kindlasti palju rohkem kui neid suuri. Nii et 1 millimeetrist võib see õie suurus siis kõige väiksematel liikidel alata ja läbimõõduga siis tõesti sinna 20 sentimeetri kanti kõige suurematel. Nii et selles on ka siis see varieerus väga suur. Ja kui räägitakse, et milline siis see kõige suurem orhidee on, siis ega oskagi selles mõttes nagu päris head vastust anda, sest küsimus siis sellest, et mida me just siis parasjagu mõõdame. Et on siis neid taimi, mis on suure õiega, on osa epifüüte, mis on väga suured ise. On üks liik raamatupüllu, kus siis isegi varred võivad 3 meetrini ulatuda ja taim ise kaaluda tonni seal muu otsas. Nii et väga suur. Siin on siis üks meie pulkinga sugulane Ragnipeedi, meil on siis tohutu pikad külgmised õigad ja lehed rikkuvad muu otsast meetri jagu alla või isegi veel rohkem. Nii et võis ja taim ise nüüd teab, mis suur ei ole, aga mingi osa temast on väga kaugele ulatuv. Ja üldiselt peetakse siis ka täiesid neid kõige uhkemateks ja tüüpilisemateks ja suureõielisemateks orhideedeks. See oli meie siis alguses slaidi kesksel kohal. Ja
putukuse juures ei saa ikka mööda minna nendest Austraalia eriskummalistest liikidest. Siin vasakul on siis lendava pardiorhidee. Ja mitmesuguseid teisi selliseid on veel hästi palju. Üks kummalisem kui teine. Huvitav on muidugi võib-olla siis see, et milleks küll siis loodus sellise õite vormi rohkuse loonud on või kuidas ta püsib õigemini, luua võib igasuguseid asju, aga et need ka siis aegade jooksul püsima on jäänud. Ja õite vormi rikkus on siis väga tihedalt seotud neid tolmeldavate putukatega. Et selleks, et õied tolmendatud saaksid, peavad nad siis klappima oma nende tolmeldajatega, putukatega, kes neid külastavad. Ja seda konkreetset liiki siis tolmeldavad ühed erilased sarnased putukad, kes siis tegelikult päris kohe lüüakse siia vahele, nii et putukas maandub sinna ja siis õist jääb nii klõpsti ja on putukas seal siis mõnda aega vagusi vangis ja kui ta siis välja pääseb, on tal siis tolmukaks siis peal ja sellega ta siis viib selle järgmisele õiele. Aga see, kuidas siis orhideed putukaid ligi meelitavad, et seda tolmu ülekandmise teenust neil saada, see on nagu päris omaette suur ja keeruline asi. Järjekordselt üks selline aspekt nende taimede elus, kus on paratamatu kooselu teistega. Ja antud juhul siis putukatega, kuigi kõik orhideed ei ole putukatolmejad, suur enamus küll, osa neist on isegi ise tolmejad, osa kasutavad tolmendajatena ka liindega, neid on muidugi vähe, pool ja kõigis. Ja siin siis ongi mõningad näited, siis siin ongi suuremalt siis just see, kuidas siis see erilane tuleb siia, seal küll on natukene teine perekond, aga põhimõtteliselt näitasime sedasama. Siin on siis see tolmukas ja nüüd siis langetab selle üsna kiiresti talle koostas ja siin on siis selline traditsioonilisem orhidee, kus siis tolmendamas on libikas, kes siis oma ivilandi siis ulatab siia õie kannusesse, siis liikmine on siis selline kottes moodustis veel selle kuule taga, kus on siis magusad nestet tolmendajatele pakkuda. Aga orhideed on kuulsaks saanud siis jälle sellise jõukaliku käitumisega, et kolmandiks siis kogu sellest suurest sugukonnast on retturid, kes meelitavad putukaid ligi või kõikvõimalike valedega ja ei paku neile siis selle tolmendamise teenuse eest mingisugust vastutasu. Või vähemalt väga sellist ilmselt, nii nagu on siis nektar, mille järgi
tegelikult ikka suur osa putukaid ju tegelikult tuleb. Ja siin ongi siis nüüd Eesti orhideedest üks selline petturite pilt kokku pandud. Need kõik siis on sellised, kes meelitavad toimetajaid ligi, ilma et neil oleks siis nektarit putukatele pakkuda. Ja seda nad teevad siis üsna erineval viisil. Kõige enam siis petturitest on nii-öelda toidupetturid, kes siis mitmesuguste signaalide, lõhnaainete näol põhiliselt siis püüavad imiteerida siis putukate, mis putukad tajuvad kui pesapaiga ja toidu paigana. Seda siis teeb Hultking siin, siis Eesti kõige suuremaialisem orhidee ja sõrmkäpad ja ka punane tolmpea. Kuigi selle punase tolmpeaga on veel selline tore nähtus, et sellel pildil võib-olla on see õis isegi nõks natuke võib-olla punasem, mida tegelikult on, aga tegelikult on ta ikkagi punane tolmpea, see ole punasõieline. Aga kuna putukad näevad õisi või maailma natukene teises värvigammas kui meie, siis putukad ei erista väidetavalt seda õit siis kellukatest. Kellukatel aga nektar on ja niimoodi läbisegi kasvades mängivad siis selle peale, et juhtumisi siis jääb neile teele nii neid tolmpeid kui kellukaid ja saavad ka siis tolmendatud. Kui me nüüd räägime Hultkingast, siis tema meelitab ka eemalt siis oma toreda suure kollase huulega, aga kui putukad siis põhiliselt mesilased siia ligi lendavad, siis huul on suhteliselt libe ja siit kukuvad nad sellest suurest august sisse. Aga välja nad siit lõksust enam nii kergesti ei saa, nad peavad tulema siis siit tagant karvakesi pidi ülesse ja väljuma siis siit tolmuga kõrvalt sellest pisikesest avavusest ja siis ongi see, et kui nad sealt välja saavad, siis saavad nad jällegi selle tolmupaki kaasa, mille nad siis järgmisele õiele viivad. Aga selleks peab olema see suurus, putuka suurus just väga täpselt vasta õie suurusele ja õie ehitusele selles mõttes, et kui ta on liiga väike, siis ta tuleb sealt püksti läbi ja seda tolmu kaasa ei saa. Kui ta on liiga suur, siis ei mahu ta sealt välja. Ja ka siit sellest suuremast avavusest ka siis nii-öelda paigalt ülesvõtmist ja väljasaamist ei ole siis kõigil väga kerge saavutada. Äärega on niimoodi tagasi keeratud, nii et jooksevad sealt alt siis sinna voldimale. Ja aga siis olgem ausad, kui võitsemise lõpuks on need kollased lõksud ikka üsna sobinud putukaid täis. Või muused täis, aga kes pole sealt siis välja saanud. Ja siin keskel on siis kärbeseis, nagu te isegi näete, siis on ta vägagi putukat meenutav. Ja see perekond siis on Eestis esindatud ainult selle ühe liigiga, aga Vahemere maades on need siis tohutus vormi ja liigirikkuses. Ja need Lääne-Austraalia, mitte ainult Lääne-Austraalia, vaid ka Austraalias on siis
selliseid perekondi kohe õige mitmeid, kus siis rohkemal või vähemal määral õied meenutavad putukat või kui nad ka ei otseselt kujult ei meenuta seda, siis eritavad nad selliseid lõhnaaineid, mis siis imiteerivad putukate suguhormoone ja isane putukas siis arvab, et tegemist on emase putukaga ja püüab siis temaga kopuleerida. Ja selle käigus siis muidugi saab ta jälle sealt siis õietolmu ja kannab selle siis järgmisele õiele sama meetodi. Nüüd te võite muidugi küsida, et kus need putukad siis ikka nii rumalad on, et nad ennast niimoodi lollitada lasevad. See on siis jällegi mängitud nagu sellele, et see mehhanism toimib hästi just siis kevade poole või siis, kui antud liigi isased kooruvad natukene või tulevad välja natuke varem kui emased, sest siis, kui juba emaseid on palju liikvel, siis enam see petukaup nagu nii hästi ei lähe. Ja sellepärast on siis see ajastus ka veel lisaks väga oluline. Nii et jah, selliseid sugulise pettusega või seksuaalse petturlusega tegeleb siis selle putukõie perekond, meil Kärbesõis ja Vahemeremaades siis väga palju erinevakujulisi ja mitmed perekonnad siis ka Austraalias. Nüüd siis on ikka neid liike ka 1/3 vähemalt, eks ole, kes siis tolmeldajatele ka nektarit toodavad või mis just nende jaoks, aga vähemalt tolmeldajad saavad seda kasutada. Ja paikneb see siis paljudel liikidel siis kannuses, nii nagu siis ma korra mainisin. Ja siin on siis sellised pikad sabad näha siis meie taokeelel või ööviiulil, kus on siis nektar sees ja libikas, need on siis libikad, tolmeldavad neid ja neil libikatel on siis nii pikk kimilott, mis siis ulatub sinna tipupoole, kus see nektar sisadetseb. Ja nüüd sellised valgeõielised nagu meie ööviiul, siis on ka suuresti tolmendatavad öölibikate poolt ja seetõttu on siis just nad õhtuti hakkavad palju tugevamalt lõhnama, et nimetuses siis öölibikad neid paremini üles leidis. Siin kõrval on neiuvaibad, ka nendel on nektar olemas, aga see ei ole nii raskesti kättesaadav, vaid on siin üsna avalik selle väikses õudsuses siin kuule peal ja siis on see putukate ring, kes teda tolmeldada saavad ka palju suurem. Aga ülemisel on üks meie laialehine neiuvaib ja neiuvaiba perekonnas on veel selline huvitav, et osasid neid tolmeldavad herilased. Ja täiskasvanud herilased siis teadagi tulevad ju moosi peale ja või ühesõnaga magusa peale ja nii need siis tulevad ka siia siis selle nektari peale üsna meelsasti. Ja see on ju põhiline, et see putukas saaks siis toitu ja taim tolmendatud, aga lisaks on siis just üsna hiljuti välja selgitatud, et ka selle taime lehed eraldavad erilisi lõhnaaineid, mis siis on väga sarnased sellele, mis kapsas eritab siis, kui kapsaussid teda söövad.
Nimelt on siis selline signaal, et kui kapsausid kapsast krõpsutama lähevad, siis kapsas hakkab eritama sellist signaali, mille tunnevad siis ära need lööputukad, kes kapsa kusse söövad. Ja saavad siis kohale jõuda selleks, et oma kõhtu täita ja samas on siis kapsal muidugi ka sellest kasu selles mõttes, et kui sa oled hädas, siis sa kutsud ju abi. Nii siis kapsas tinglikult siis kutsub abi nende putukate näol. Ja nii siis ka need lehed eritavad siis sellist sarnast lõhna, nagu neid keegi sööks, sest herilased jälle oma vastseid toidavad siis loomtoiduga ja seda tõttu arvatakse, et siis on nagu kaks erinevat mehhanismi, mismoodi siis neid toodete ligi meelitada. Neid selliseid skeeme on avastatud veel mitmesuguseid, ühel Kagu-Aasia või Ida-Aasia kuldkinga liigil on lehed selliste pruunide laikudega, meie sõrmkättadel ka pruunid laikud, aga seal on nad nagu sanetised, siis meenutavad nagu või jääb mulje, nagu oleks mingisugune seenvarustus nendel lehtedel. Aga see jälle omakorda püüab siis jälle ligi meelitada putukaid, kes siis on jälle huvitatud nendest seentest, mis samamoodi välja näevad. Nii et pettus on ikka täielik. Ja siin on siis need kolm liiki siis Eesti orhideedest, kellel rohelisi lehti ei ole ja kes on siis kogu elu seentoidulised. Nii et nemad siis on küll, ütleme, pigem seeneparasiidid. Ja mingis mõttes võib-olla ka mõnede puude parasiidid, sest tegelikult on näidatud, et toimib siis kolmikside. Siin on siis orhidee, siin on ta siis seenehüüfidega, seenehüüfid siis toidavad teda, tulevad nii-öelda hoolikud siia taimekute kokku, aga ise on teises otsas puuga seotud. Nii et seen nagu on vahendajaks puudest tulevatele süsinikuühenditele, mida nad siis transpordib sinna orhideele. Nii et sellel looduse kavalusel ei ole kiire. Ja siin on siis lehitu pisikäpp, mis on siis ka tondi orhideeks inglise keeles täpselt samamoodi tõustootlik, nii nagu siin see varem näidatud valgeõieline oli. Ja see põhjus, miks seda siis inglased tondi orhideeks hüüavad ja soomlased metsaämas, meil on ka selline suhteliselt kiretu nimega lehitu pisikäpp, on siis see, et ega siis ei ole siis iga kord või igal aastal seda taime üldsegi teada-tuntud puhas näha, sest et lehtedel ei ole ainult õied, selleks peate siis õitsema, aga jõudu õitseda tal ilmselt igal aastal ei ole, nii et üsna sagedased on need juhud siis, kui ta ilmub üle mitmete aastate jälle lagedale. Ja teinekord võib ta siis ka seal üsna kõdukihis olla
kes ei tule mitte kunagi maale. Ongi maal võistaind, kes elab maal, võitseb maal, saab tolmendatud maal, vilju ja kõik nii, et mitte kunagi ta maa peale ei tule. Nimetatud Risantellaks. Ja muidugi tekib küsimus, et kuidas siis sellist taime üldse leitud on, siis ma täpselt seda lugu ei tea, aga teinekord lihtsalt liiv ja muud mingil ajal siis on pealt ära puhutud ja midagi on temast siis paista olnud. Ja seda kaudu on nad siis avastatud, need on siin kolm erinevat liiki. Nii et mitmekesisust jah, selles sugunes jätkub. Eestis on siis 36 looduslikku orhideeliiki. Kõik on nad siis meil looduskaitse all, ehkki kõik ei ole väga unustatud. Aga 1983. aastal siis selline otsus tehti ja meil on siis ka teisi selliseid nii-öelda grupiviisi kaitse alla võetud organisme ja nii on ta siis täna päevani. Ja mõned siis on üliharuldased, nii nagu see leiutu pesikäpp siin. Seda vastu kruunikas pesaroom, mis seal paremal on suhteliselt sagedasti saunmetsades, saunusikutes näha. Ja muidugi siis kõik need tavalised, nii-öelda tavalised roheliste lehtedega liigid, kelle hulgas on siis ka vähem ja rohkem haruldasid, aga kõik peale neid hoidma. Et meie loodusväärtused ikka püsiks. Aeg-ajalt muidugi leitakse või nimetatakse neid ka uusi liike. Nii et hiljuti siis on Saaremaa sõrmkäpp meie nimistusse jõudnud. Sõrmkäpa perekond ongi meie nendest kõige arvukam. Ja nemad on siis küll sellised, kes väga meelsasti omavahel ristuvad ja seetõttu on siis tõesti see silmaga vaadatav mitmekesisus väga suur, nii et igaüks võiks peale eraldi liigina nimetatud saada. Aga kui me vaatame nüüd siin naabruses käivaid liike, siis kindlasti võib loota, et mõni päev ikkagi veel mõni juurde leitakse, ehkki meie floora üldiselt ja teefloora ka ilmselt on siiski suhteliselt väga hästi kuulutud. Ja lihtsalt igaks juhuks, kui te peaksite sellist taime varasuvel, arvatavasti maikuus kuskil Ida-Virumaa metsades kohtuma, siis pange ja võtta. See on kandjaliin, mis siis võiks võib-olla ka meil esineda ja siin mõned aastad tagasi ka üks Ida-Viru mees püüdis rääkida, et ta olla sellist näinud ja me püüdsime teda siis paluda seda kohta ka näidata, aga sellest nagu suurt asja ei saanud ja seetõttu jäigi see asi natukene hämavaks, aga Soomes ja Peterburi oblastis on ta küll olemas, kuigi väga kohustatud ja vähene, aga mis ta mitte, siis eks ta veel meil kuskil peidus on. Aga ma mõtlen, et edasi me võime ju kuidagi diskussiooni vormis jätkata. Mul on siin muidugi ka mõned raamatud kaasas, kus seda vormirohkust rohkem näha on, aga nagu öeldud, ega ma tea täpselt, mis teie ootused ja lootused on. Võib-olla ma alustaksin küsimuse. Et väga paljud ja mina kaasa arvatud
sedasama orhideed esimest korda nähes tekkis esimene reaktsioon, et tahaks seda väga nuusutada, aga siis valmistas pettumust, et ei ole mingi lõhn, kas see on orhidee tavaline või mõned, te ütlesite ise ka, et mõned siiski öösel näiteks lõhna. Jah, et kui me võtame nüüd ainult Eesti orhideed, siis lõhnavaid, tugevalt lõhnavaid liike on vähe. Seesama viiulga veel, siis see valge, mis ma näitasin, ja üks heleroosa teavaraamatu-nimeline on siis need, mis tõesti, kui sa nina paned juurde, siis kohe tunned, et tugevalt. Hulking lõhnab ka, aga see on nii õrn ja ainult teatud kõrvalt, et selle tundmiseks tuleb natuke vaeva. Ja no ilmselt ongi nii, et need, mis liblikate abil ja nektarit mida liblikad tolmendavad, mis nektarit sisaldavad, et need ilmselt lõhnavad tugevamalt. Aga mõned lõhnavad ka ise ära mis tugevalt. Ainult, et see ei pruugi väga meeldida. Ja selliseid on. Nii et kui me läheme siia algusesse tagasi, siis see vasakpoolne on siis selline huvitav taim Stanopea ja tema välimuski oli juba selline sellele viiekulu üsna veider. Ja ta haiseb nagu raisku läinud liha. Ja meelitab siis käpseid tolmuda. Nii et meie lõpp ei pruugi alati sugugi meeldib olla meie nina. Aga siin võibki selgitada seda mitte lõhnamist sellega, et lihtsalt puudub nektar. Näiteks nende puhul siin. Nende puhul on see, et need on kultuursordid. Ja kui te mõtlete rooside peale, mis tänapäeval poes müüakse, siis ega need ka enamus ei lõhna. Nii et ma ei tea, kus see mood on tulnud, et lilled ei peaks lõhnama, minu meelest on see küll väga jagu. Aga sellises tööstuses nagu see, kus neid kuhugi arendatakse, on mul kindlasti võimalik neid ka rohkem lõhnama panna, aga ilmselt on see suhteliselt siin teadlik. Aga kas Eestis on enda rohkem Eestis on igasuguseid riike, aga seda ma tõesti kuulnud ei ole, et keegi orhideesid aretaks. Kas on enam teada, kui siin on 2 kokku, et mis siis tulemus on, et kas seda on võimalik ennustada või? Ei, no eks need pannaksegi kokku mingisuguse lootusega, eks ole, et kui ma näen, et siin on selline komplekt tunnuseid ja siin on selline komplekt tunnused, et ma kokku panen, et siis tekib mingisugune segu, et äkki siis just midagi sellist, mida ma tahtsin. Tegelikult läheb õnneks tegelikult mitte. Seda ei saa ühesõnaga kindel olla. Aga neid, mis on nagu eriti kummalise kujuga lendavad pardiga, kas neid on ka võimalik? Et kuna see on praktiline, selle kuju on praktilise vajadusega. No jah, aga kui sa tood nii-öelda kultuuri või aiamisse, siis ju see praktilisus nii-öelda kaotab oma tähtsuse. Ja siis sa võid muidugi sealt igasuguseid erilisi kujusid saada. Ma ei
öelda, kas nende partide aretamisega seal keegi tegeleb või mitte. Ma eeldaks, et miks mitte. Aga tegelikult ka looduses neid hübriide kogu aeg tekib, nii nagu ma nende sõrmtöppade puhul ütlesin, et nad üsna vilkad hübridiseeruvad. Ja niimoodi siis tekivadki need uued ja teistsugused. Ja vahel antakse neile siis nimi ja vahel ei anta. Kaks küsimust. Esimene orhidee allergia ühiskondlikes hooned, suhtlemine, tõid foajeed, mille maailmasina linnide kasutatakse orhideedega palju. Ja tohututes kogustes. Kas see orhidee tähendab mõnest küsimust vähe tunda? Praegu tekkis siin sellega seoses, et nad ei lõhna enamuses Eestis. Et kas on uuritud ka nende geeni põhjuseid või sõnaga, kas nad on olemas üldse, sellepärast, et nad sobivad väga hästi, kui nad ei lõhna ja teevad inimestele neutraalse, et seda külmligu. Ma ei ole kuulnud, jah. Et sihipäraselt saaks siis kasutada, ma mõtlen selles mõistes, et on väga hea. Sest igal pool on väga suured normid ette nähtud. Töötustuses igal pool selle kovad vaatama kliendide puhul, et see ja see ja see õigus kliendi tervist. Sest vastutus on suur. No võt, sellepärast ongi, et need kultuursordid, eks ole, ei lõhna, et seda jama ei oleks, ma arvan, sest et nende lõhnavate puhul on ikka inimestele tunne, et see võib kellelegi ka elektrit tekitada. Ma ei ole väga sellest kuulnud, et see orhideede lõhna suhtes ei ole seal olnud ka mingisugune oluline põhjus uurida, kas nad kellelegi allergiat põhjustavad. Aga osa liike on siis näärmekarvased. Ja näärmekarv on siis see, mis on karv, millel on mingisugune vedelikult ilgakinoos, eks ole. Näiteks ka meie kuldking on selline, lehed on hästi sellised küll madalad, paljad eemalt vaadates nagu ei tundu, et oleks karvane, aga tegelikult kui suurendada või luubiga vaadata, siis on ta näeme karvane. Ja kunagi olen lugenud jah, et keegi on väitnud, et see võib nahahärritust tekitada. Hingav selgult on sinust. Hingav selgult. Käpini reaalselt. No jah, aga teine lugu võib olla see, et mis ma arvan, et palju enam igasuguste taimede puhul allergia põhjuseks siseruumides on see, et nad on ju üle kemiseeritud kasvandustes ja ma arvan, et see võib olla palju suurem. Tavaliselt poes midagi on taimede olla see hoiatus või juures tiit või kõrgus midagi saanud mürkidega kaalida või lihtsalt, et ta ei kõrgus. Salatisse ei tohi panna juustused, et see kaunistuks, sest seda eeldatakse filmile panketil selle lille raha siis. Nii, teine küsimus mul ka. Tähendab, lapsepõlves osanud muidugi väga tähelepanu pöörata, kuldking on meeles vähekesest sellises ajakirjast, mis minuga kunagi oli. Et Taurus olid meil heinamaad ja tähendab käpalisi korjased lihtsalt oli nii palju, praegu ei näe enam ühtegi sellest, kui on mõsastada. Tähendab, kuidas on inimmõju tähendab positiivses mõttes, negatiivses mõttes, ma saan aru, et te võite ära ja korjad üles ja see orhidee kaob lihtsalt loodusest ära, aga teine asi, kas on uuritud ka seda mõju, kas on ka selles mõttes positiivne mõju, et inimene hooldab maastikku teatud võtetega ajalooliselt, et see soodustab just käpaliste kasvu ja tingimusi. On siin tähendab, et käpalised ühtemoodi, teised teistmoodi. On seda uuritud sellisest mõttest? Jah, absoluutselt õige ja seda on uuritud ja seda on selge, et see mõõdukas inimmõju liikmise ja kõretamise näol, mis siis tagab niidukoosluste säilimise ja mitte
aastate jooksul ühesõnaga harjunud sellises avatud koosluses kasvama ja kui me räägime nüüd meie liikidest, siis valdav enamus on niidutaimed. Mets puhtalt ainult väga selgelt metsas kasvavad on siis need kolm siintoidulist ja paar-kolm liiki veel. Ülejäänud on juba kõik selliste kas hõredate metsade, puisniitude, metsaservade, gümnaasiumide, valgemate koosluste taimed, kuni siis päris lage niiduni või soo, osaga päris lage soos kasvama. Nii et see on aga siin viimaste aastakümnete jooksul väga suur probleem olnud, et alates juba kolhooside moodustamisest tegelikult, eks ole, kui need metsaheinamaad maha jäeti ja intensiivpõllumajandus peale, siis oli see esimene laine ja nüüd on siis teine laine sellest, kui siis kogu see põllumajandus liigub kogu tõlkes ja inimesed maalt ära lähevad, nii et nad oma juurdagust ka enam ei viida, kus siis need taimed kasvada saavad. Nüüd siis on vähemalt osades piirkondades siis karjatamine mingil määral taastumas või lihaveiste pidamine, lambapidamine. Ja nüüd on siis tulnud siis tegelikult jälle selline uus häda, et orhideearmastajad kipuvad siis pahandama, et loomad söövad lilled ära ja kurikarjas. Ja vaat see ongi jällegi selle tasakaalu otsimise punkt, sellepärast, et söövad lambad ise ära, kes midagi värvilist näevad, kohe vastavad. Aga kui neid sinna karja ei vii, siis kasvab võssa. Kumba me siis valime. Ja nüüd siis otsitakse siis seda varianti, et kuidas siis ametnike armee peab töötama selle nimel, et välja töötada või kirja panna siis need suunised, mis siis ei oleks liiga keerulised loomapidajale, mida ta peaks või võiks siis järgida toetuste saamiseks, et kas ta siis karjatab üle aasta või sesoonselt niimoodi ja ühesõnaga see on keeruline. Jällegi üks aspekt keerulisust nende taimedega. Aga muidugi see ei puuduta ainult neid, vaid liiduda ja teisi. Selle juurde on see konkreetne näide Aida Vihjasena Pideedetel, et tema on siis lambaid kasvatanud juba aastaid ja iga aasta on need lambad ikka muruga söövad neid orhideesid, aga ometi on statistika näitab seda, et nüüd aasta edasi seda rohkem orhideesid, kas sinna niidule ilmub ja nüüd on viimased paar aastat on lausa see arvukus lihtsalt nii hüppeliselt kasvanud, et on juba selle niiduse võimende piiri on see ületanud, et siis nüüd on juba, et putukad ei ole nii piisavalt palju, mis jaksaks seda kõike toimetada. See on ka üks näidekaks positiivsust millest karjatamine. Absoluutselt. Nii et see selline niitmise ja karjatamise näol, kui ei ole ülekarjatamine, muidugi on võimalik asi mustaks maaks, eks ole, karjatada, siis on halvasti, aga muldukas karjatamine ja kord aastas niitmine, see on see, mis tegelikult tagab nende säilimist. Miks vanast olidki ju metsakarjamad, et karjaliseks, et see oli igavesti suur lammakas muud ja võisid vabadagi, see ei olnud päris nii. Ei nad kuskilt ikka mõni jäi alles, kes sai seeneid levitada ja praegu ka mõtleme meie puisniitude peale, keskplatsi niidetakse maha, aga ega siis igat taime ikka ei maha niideta, midagi alati. Põllumajandusel on kindlasti ühendamist. Kas oskate öelda, kas orhideedel on Eesti rahvaparandusel ka mingi eraldi positsioon või on see kuidagi? Ja neid Neid lugusid on ja neid lugusid on kokku ka korjatud Eesti looduses siis natukene vist kunagi ammu ka limmutatud. Nii et
eks ikka need Jeesuse käed ja armuõied ja kõik see ühesõnaga meie rahva kultuuris ka olemas olnud. Mulle tuleb meelde kirjandikuga, on kunagi lapsepõlves raamat ilmamine asutud ja on siit erinevad teredad meelde üks tööviilu ütelmine asutud, et eks neid pärandeid ja pärimusi ikka ole, kas neid tervitakus, orhideede kohta on kõik, see on Eesti viilu. Ma mõtlen, et kui ta on selline hästi eriline liige, kas ta oli võib-olla ka mingi eriline positsioon näiteks, omistades talle mingit erilist väge või siin Eesti liige? Väge, jah, ei, ma arvan, et kas nüüd mõtlen, et need käoraamatud ja need olid ikkagi sellised, mida siis, ja ööviiulid ka ilmselt, mida siis ka ikkagi palja alla pandi ja nende pealt ennustati, aga võib-olla ikkagi sellise armujõu andmise eesmärgil neid ka ikkagi tarvitati. Ja kui täpselt need kirjeldused, kuidas seda just täpselt tehti, ma ei ole seda ise väga uurinud, aga ma arvan, et üht-teist peaks olema. No selle ravimtaimede poole juhti ma praegu ei rääkinud ja ega ma muidugi liiga palju sellest ka ei tea, aga selle suur on lihtsalt liiga mitmekesine, aga tegelikult on seal ravimtaimi ja väga väärtuslikke ravimtaimi siis palju. Mõned neist lausa, mõned liigid peaaegu hävinguni ära korjatud ja ära kasutatud. Rahvameditsiinis astrood ja osadentroodi, ja nii nagu siis tänapäeval ikka, et kui neid siis põhjalikumalt uurima hakatakse, siis sageli ikkagi ka farmaatsiatööstus tõepoolest leiab sealt kasulikke komponente, nii et võib-olla mitte iga kord just selleks otstarbeks, kui rahvameditsiinis seda kasutatud on, aga no ühesõnaga, kui seda nimekirja vaadata, milliste haiguste raviks ideesid kasutatud on, siis seal kõik, eks ole, muidugi alates vähist kuni ja turundustaimedest siis kõige tuntum ja kasutatum on siis vanilj või vanilje. Et kui keegi on vaniljekupart poes, ürtspoes näinud, siis see on selline peenikene pikk ja väga hästi kõlanud. Mis või osa siis? See on vili. Kasutatakse. See on ka seemned sees? Jah. Ta on ühesõnaga vili, on see, mida kasutatakse. Muidugi see valge vaniljesuhkur, see on keemiliselt tehtud, aga ja kui keegi tahab imelingi pildi pealt vaadata, siis näiteks siin on need Austraalia, siis võib-olla peaks valgust juurde panema. Aga siin seda ka sõlmida. Siin on üks raamat Orhideed igaühele, kus on siis ka näha neid pilte, kuidas siis paljundamine seemnest toimub. Mis mõned nii hirmus kallis on
või pulkiga sarnased asjad. samas on ta nagu tagasihoidlik, kogused mõõdud väiksemad. No jah, ega nad nii väga suured ei ole, eks on ka riigid erinevad, nii suur, eks ole, aga mõtlen, et kui sellist raamatut vaadata, siis kujutadki ette, et see peab vähemalt midagi nii suurt olema. Aga ta ütles, et ikkagi keskpüütava korteris on keeruline ideed kasutada. no selleks teevad neid klaaskappe, eks ole, kus nad saavad, siin on. Et siis sa niisugune toasisene väike kasvuhoone, kus sa saad siis seda soojust ja niiskust reguleerida. Ja jällegi minna sinna rohkem, eks ju, soojemate kliimatingimustes sisuliselt väljas. Jah, no ongi need osad kasvatusi, võrk on ümber tõmmatud, et üldisi eemale hoida, aga ei ole vaja katust. Või siis ainult sesoonselt kuidagi. See Indo hinna, kas sinna alla läheb, siis see mikromaistra hinna. Kas Eestis on orhidee professionaale või Eestis? On. Ma mõnen kuidagi aknad välja on kohe et ma arvan, et kui uuesti võitsime nii suured kobad imestajad, et ilmselt nad elavadki niimoodi, et see inimene elab taga koosluses või niimoodi, et ta ei tohutu kudita seda et siis ta võitsime. Jah, ei, ma arvan, et kõik vähegi nõudlikumad toataimed hindavad seda meie seda siin kohta, kui neid nii-öelda kuditatakse. Minul ei ole kodus selliseid tingimusi ja kui mulle ka kingitakse, siis on ikka väga kiiresti andmata otsa. Mul ei ole aega ka nende jaoks. Nagu lihti kasvatama hirmsasti, et siis on midagi vist ka valesti. Et ta nagu ei viitsi ennast õie amada. Seal oli seal töö juures niimoodi, aga lõpuks ikka sai mulda vahetatud ja sai väetist pandud ja siis ei saanud nagu nii väga akna peal hoitud ja vist see kuuma ja õigustii jahedaks, et soos oli. Ja siis ta ajas selle varrelikuks välja, see oli ka palju aastaid. Puupingal pidi olema selleks, et õiepunkade moodustamise ajal suhteliselt jäädam olema. Aga siis lehed tulevad nagu hästi lihavad võimsad. No siis ei, enamasti need võivad sa juba poes saada sellised, millel juba lehed hakkavad, mis on ülekastetud. No kõige hullem on nende puhul ülekastmine, kuiva jätmine ei ole nii hull, aga ülekastmine. Korraks saab liiga ja kohe läbi. Üks koosviimine on ka eriti kallis läheb, seal peab olema sellist karnatuuri. Samamoodi, et sõnad läheb ka keegi lähedus olla, need on edemas. Mul hakkad viima teisi kohta, siis salgis. No jah, minu ema puupinga putitab selle, tal on tõesti ta tohutult võimas õigust, kunagi ta kindlasti ja järjest suuremaks ja hulgemaks läheb, aga tal on aeg. Ja tema kõnnib küll taga, sest meil on ka seal suhteliselt pime ja siis ta küll ka tassib teda ühe aknalt teise on kasvab vihmaveega ja nii edasi. Nii et on muidugi ka natuke neid ka näeb. Aga kas te seda väetamist oskate kommenteerida? On siis neid vaja väetada või ei ole? On neid. Mõned ei ole, et veest kätte ja õhus. Ma arvan, et selleks, et ikka korralikult õitseks peaks siin on need orhidee aretaja, kes need siinsid orhideed andis, ta ütles, et kui hakata vihmaveed kastma, siis tuleb kastma ka väetist. Tal oli selline aga kui orhideedega, siis pigem aga ikka on külles. Ma olen meelest on. No ikka see ongi teeks, et puuarvale see mõtlesin. Ei, ma neid ka ilmselt pannakse korraks või mõnedeks minutiteks veekaussi, eks ole.
Nüüd kahe, siis panna ei, kindlasti mitte, ei, ja sellest piisab, ma ühendaksin just sellega ära, et ma panin ta, valgem koht oli mul veranda ukse või tagaukse juures ja muidu talvel sealt nagu ei käidud, aga keegi ikka päevas korraks lipsata ja sellest piisas. Et oli päris ilmus ja korralik. Mäletan ka, et kui ma ämbikepa endale ostsin, kodutransportil oli meelet, et see oli ma ei tea, mingi ajalehe sisse pakitud ja siis oli omakorda veel salli ümber ja siis olid mitmed kotid veel ümber ja siis see kott oli veel lahtises seljakotis veel, et saaks öelda, et paar kilomeetrit lihtsalt osta Ega siis, kui teil on sooja harjunud, siis saab üle miinused või isegi omale plusse tekitada. Nii et ma saan aru, et kodus on teil neid küll. mõned on, jah. Tähendab, kodus on erinevates kohtades nii mitu, et töö juures ma rohkem paigas olen nendes kodudes. See on nagu lihtsam öelda. Aga jah, neid on ju praegu võimalik ka internetist osta. Nii et jutt, et kas on kollektsionääre, siis on küll, jah, kes ka igasuguseid asju internetist kokku ostavad. Aga ise tuua reisi pealt on sinu Ei, tähendab Euroopa Liidu siseselt poolidest võib tuua, aga meie Euroopa Liidust väljapool tulles on juba siin väga kahtlema, sellepärast et orhideed on kõik, eks ole, selle kaubanduskeelu või kaubandusregulatsiooni all. Ja siis see sõltub sellest, et kas sellel aiandusfirmal, kus sa selle ostnud oled, on siit see konventsiooni luba või mitte. Et sa olid küll Saksamaalt, aga enne olid saadetud Taiwanist. No jah, aga need, mis siin meil poes müüvad, need on nii kõik Taiwanist täist või kuskilt süüdest kohast. No ma ei teagi, võib-olla neid Hollandis reaalselt kasvatatakse, Holland vahendab ilmselt. Ma ikkagi tänaksin tulemisest. Ennast, kui on näitasid lahti. Suur tänu. Kui ma olen ennast näemata Riigikogus, kas teile võib pildis saata? Olen kordade võitsanud. Ei tea, mis asi see on. Võisi ei ole? Ei, vähemalt tähendab. Ei, kindlasti mitte. Lendade järgi on ikka, need peavad siis väga erilised mehed olema, selle järgi on võimalik määrata. Noore kujuga. Üsna puugiga sarnane, see on tummine, nagu jäledaks kuulub, et ta on piklik üles kuulub. Aga kust see tulnud on? Ma juba tassin. Sest ta seal alla hinnatud ja hüljatud osakonnas oli. Seda on lihtsalt tassin. See on mõjutus. Võib mulle saata, ma ise ei oska ilmselt midagi ta kohta ütelda, aga ma paar inimest, kelle käest ma võin proovida küsida. Lihtsalt kui ta meie kaubanduses on olnud, siis ei saa see teadmis ka päris olla. Vaadatakse läbi ja vaadatakse. Ei, no neil on nimed juures ikkagi ja Tollal ei